Nii, kallid kogudusekaaslased Tallinnas, Tartus, sõbrad-tuttavad kuskil Eestimaa nurkades, kuskil võib-olla laias maailmas. Eriline väljakutse on täna olla teie ees ja kõneleda. Aga tegelikult on ka mul suur privileeg olla 3D Tartu poole campuse juht. Ma tõesti palvetan, et te oleksite täna valmis tunnetama seda sügavat vaimupuudutust, sest ma tean, et see kraam, mille ma püüan ette kanda, on inspireeritud Püha Vaimu poolt ja ainult Püha Vaim saab nii head kraami toota. Amen. Maailmas levib sadu, isegi tuhandeid mõttearendusi teemal, mis on inimese sisemaailm, mis see olla võiks, mis see olema peab, mis on meie sees kõige olulisem, mis on süda, mis see olla võiks, mis see olema peaks. Kuigi neid erinevaid ideid on palju, siis üks asi on selge. Süda on meie kõigi sees ja see on meie kõigi jaoks kõige olulisem siseorgan. Kui Jeesuselt, Kristuselt küsiti, mis on selles maailmas kõige olulisem, mida inimene peab tegema, siis Luuka evangeeliumis on see vastus fikseeritud nõnda. Ja Jeesus siis ütles, armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui iseennast. Võib-olla oled sa täna tulnud siis kogudusse esmakordselt, võib-olla on see 10. kord, võib-olla on see 100 juba, võib-olla on neid kordi rohkemgi kui 100, aga kui on näiteks täna see sinu juhtum, et sa ei tea veel, kes isiklikult on Jumal ja sa ei tunneta teda enda südames, siis me peame tegelikult selleks, et jõuda temale lähemale, küsima, kes meid täna motiveerib, kes meid täna inspireerib. Selleks võib olla mõni sportlane, mõni laulja, mõni artist, mõni haritlane, mõni kirjanik, mõni kunstnik. Lõpuks ei ole mitte mingit vahet, kas see on Justin Bieber või on see Charlie Sheen või on see Vladimir Putin või on see Usain Bolt või on see ehk Miley Cyrus või on see Evert Sunde. Ja minu roll ei ole täna siin lahata kellegi nende eraelu. Aga ma tean, et see, mille ma pean välja tooma, on see, et nende statementid, nende elustiil ehk eluvili, see ei ole kuidagi sümbioosis ja harmoonias. See, mida nad räägivad, see ei vasta tihti nende tegutsemisele. Ja kindel on see, et nemad ei kanna lõpuni välja. Nende peale ei saa lootust rajada. Aga tõsi on ka see, et ka Rado Kangro ei kanna välja. Need nimed, kelle ma välja tõin, aga me ise, me tegelikult tunnistame armastuse ülemvõimu. Selles mõttes me leiame kõik, et selle sõna käsitlemine, selle sõna väljaelamine on oluline. Vaadates näiteks nende erinevate inimeste töid, nende elutöid, mida nad nimetavad elutöödeks, olgu see mõni muusik, kes väljastab plaadi ja ta on sinna kirjutanud teksti, või on see mõni sportlane, kes üritab meediakanalite läbi anda mingit signaali, kuidas inimesed võiks või peaks elama. Ma ei lasku täna, nagu ma ütlesin, nende inimeste eraellu ja ma ei lähe ka selle juurde, et vaadata, et nad näevad võib-olla seda sõna erinevalt ja nad mõistavad seda eri tasandis. Aga räägime lihtsalt palun armastuse seadusest, sellest, millest hetk tagasi oli ka juttu. Kui ma küsisin Jakobilt, meie pastorilt, olles Austrias temaga koos õpingutel, et lihtsalt jutuajamise käigus, et kuidas anda kogudusele selgitus sellest, et Jeesuse õpetatud armastuse topeltkäsk ja missionikäsk, mida ma hiljem seletan lahti täpsemalt, on võrdsel alusel. Ehk Jeesus natsaretlane kuninga ja päästjana justkui on need mõlemad andnud ja need on mõlemad võrdselt olulised. Jakobi vastus mulle siis oli, et evangelism võrdub armastada ligimest nagu iseennast. Ehk evangelism tähendabki armastada ligimest nagu iseennast. Ja see on minu arust äärmiselt geniaalne vastus. Mõtle korraks selle peale.
evangelism tähendabki armastada ligimest nagu iseennast. Enamik inimesi muideks tunnistab ka rõõmu ja õnnelikkuse olulisust. Nad leiavad, et rõõmsad impulsid, emotsioonid, need on vajalikud elus. Need on kasulikud elu jaoks. Kes meist täna siin ei sooviks elada võimalikult õnnelikku, rõõmsat ja kvaliteetset elu? Jagada seda kvaliteeti võib-olla teistelegi edasi, et no näed, minu jaoks see toimib, ma jagaks sulle ka seda, et vaata, proovi. Ja sa panid kindlasti tähele, et ma lubasin seletada missioni käsku ja siis ma kasutasin veel ühte imelikumatki sõna, evangelism. Ja võib-olla mõned teist vaatasid, et no see on mingisugune idamaine filosoofia, mida 3D kogudus propageerib ja välja elab. Aga tegelikult on asi märksa lihtsam ja apostel Paulus on siis pannud kirja järgmised sõnad. Ma olen ju teile kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud, et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja et ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi, ja et ta näitas ennast Keefasele, see tähendab Peetrusele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus, mõned aga on läinud magama. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele. See siis ongi evangeelium, ehk siis eestipäraselt rõõmusõnum. See peaks olema midagi nii head ja positiivset, mida kõik, kes me oleme selle vastu võtnud, tahaks koheselt, nüüd ja kohe edasi anda. Evangeeliumi põhituumas ongi see, et Jumal on teinud midagi uut ja midagi märkimisväärset, et kinkida uuesti oma loodule, oma loodud inimkonnale eluvõimalus. Võiks isegi öelda, et see on midagi sellist, et see annab märku sellest, kuidas tegelikult inimene saab elada või et kuidas ta peaks elama. Et ta ei pea elama selle kaduvuse keskel, selles depressiivsuses, vaid et tal võiks olla osadus ja ligiolu Jumala endaga taaskord. Nii et püsiühendus on elutähtis. Ja evangelism on siis tegelikult selline tinglik mõiste Jeesuse sõnumi kuulutamise olulisusest. Et kui evangeelium on see sõnum, siis evangelism on lihtsalt selline tinglik mõiste, mis väljendab seda, kui oluline see praktika on. Teate, ma olin hiljuti haige ja võib-olla on praegu seda ka näha. Ja nagu ikka sellised hooajalised viirused, siis mul oli selline nohu, köha, palavik, mitte küll kõrge palavik, aga just see võib olla hullemgi, kui on selline natuke üle normi palavik. Ma kannatasin selliste nähtuste käes. Ja ma tean, et kui ma sain meeldetuletuse, siis natuke enne seda haigust, et mul on võimalus jutlustada, kuigi ma teadsin seda pikemalt ette, aga ma sain nii-öelda meelde tuletatud, et ma olin selle vahepeal kuidagi ära unustanud või kuidagi fookuse kaotanud, siis kui ma sain teada, et ma saan võimaluse südamest rääkida, siis ma pean ausalt ütlema, et see on selles mõttes väga suur au, sest mulle meeldib rääkida päris asjadest, olulistest asjadest, nendest, mis püsivad ja tõesti nagu rääkida millestki, mis on reaalne ja päris. Ja tõesti nagu meie kehal, nagu meie organismil võib ka olla meie vaimulikul poolel haiguseid ja puudujääke. Üks kangematest tegelikult variantidest on südame puudulikkus. Ja ma uurisin erinevaid meditsiinilehekülgi ja sain võib-olla kõige konkreetsema definitsiooni sellele, mis on tavainimesele kõige mõistetavam. See on olukord, kus süda on kaotanud võime efektiivseks tööks. Ja olgu täna see olukord, kus sa võib-olla peadki ennast kristlaseks ja sa arvad, et kõik on korras, aga seepärast ka see kontroll, et veenduda, kas kõik on korras. Võib-olla on sinu süda suundunud midagi muud taotlema kui issanda tahet. Võib-olla sa mõistad seda kuidagi moonutatult, mitte terviklikult. Või on täna see olukord, kus sul tegelikult puudub vaimulik süda, sul puudub vaimulik osadus. Tegelikult sisuliselt südame olukord näitabki täpselt, kuidas inimene on võimeline hoolima kaasinimestest, kuidas ta on võimeline elama teatud kvaliteedi tasandil, et
anda ka midagi edasi ja välja. Ja ma arvan, et täna on tulnud sulle selgem sõnum, et meie südamest peab saama elav süda ja siis on alles võimalik nii-öelda alustada hoolimisega, mis on tõesti Jumalale meelepärane ja mis on kestev. Ja evangelism, see sõna jälle, see tähendabki tegelikult kaasinimestest hoolida. Korintose koguduse kirjas esimeses Paulus kirjutab ka veel niimoodi. Seepärast ma teatan teile, et ükski, kes Jumala vaimus räägib, ei ütle, neetud olgu Jeesus, ning ükski ei suuda öelda, Jeesus on issand, muidu kui pühas vaimus. Me tihti otsime inimestele õigustust sellele, et miks mitte asju ära teha, miks mitte võtta kätte ja minna ja teha ära. Kui mõelda hästi laialt, siis see on põnev lihtsalt, et viimase 2 aasta jooksul on WEF ehk Maailma Majandusfoorum nimetanud maailma suurimaks probleemiks palgalist ebavõrdsust, tööpuudust. Global Issues.org toob välja, et see on nälg. Aklu.org nimetab maailma suurimaks probleemiks ebatolerantsust. Need on lihtsalt mõned väljavõtted sellistest suurtest foorumitest, suurtest saitidest, kes teevad mingeid analüüse, uuringuid. Ja lihtsalt on huvitav mõelda, et see ühiskonna peavoolu hääl justkui ütlebki meile, et patt pole probleem, sellest ju ei tehta juttu. Ja tegelikult võib siit veelgi konkreetsemalt tunnetada seda, et nad ütlevad, et rumaluke pattu pole olemas. Mina aga olen tegelikult täna kutsutud, et sulle välja öelda, et patt on ainuke probleem. Me lihtsalt ei mõista, mida see sõna sügavalt tähendab. Patt aga tähendabki, et me kõik oleme pannud lootusetult märgist mööda. Me oleme kaldunud armastuse teelt kõrvale ja patu suurem ja selline sügav tähendus ongi see, et me olgu alateadlikult või teadlikult me vaatame Jumala plaanist mööda ja paneme mööda. Aga positiivne on see, et Jumala tahet ei defineeri kellegi meie patune loomus või patune tunnetus, vaid seda teeb Jeesus. Jeesus, kes elas meie planeedil nimega Maa, tehes siin vägevaid imetegusid, surres inimkonna eest ja mis kõige olulisem tõustes üles. Ta elas siin maa peal, olles 100% Jumala kuju, 100% inimene. Piiblis on tegelikult antud Jeesusele nimeks ka sõna ja just tegelikult see teos nimega Piibel ongi Jumala tahte kompass inimkonnale, kõigile meile. Ma arvan, et täna on see aeg käes, kus me kõik, eriti kristlastena, haarame Jumala sõnast ja hakkame seda 100% välja elama, sest kui me seda ei tee, siis me ei tea tegelikult, mis on Jumala tahe ja ilma temata me ei oska hoolida, me ei suuda hoolida. Jaakobus, Jeesuse vend, tegi tegelikult algkogudusel hästi kiirelt selle selgeks, et usul ja usul on vahe. On usk, mis on kurjadel vaimudel, on usk, mis on tühine ja on teine usk, mis on 100% Jeesust jaatav. Sa pead täna püüdma seda mõista, et Jeesus ei tulnud lihtsalt, ei surnud sinu eest ja ei tõusnud üles selle pärast, et sina saaksid uskuda. Ma arvan, see on sügavam tähendus, mida Jaakobus püüab edasi anda. Me võime ju tegelikult oma peas fabritseerida, genereerida igasuguseid ideid jumalikkusest, Jumalast. Ja seda tegelikult saab edaspidigi teha, seda sai varem teha. Nii et Jeesuse tulemisel, tema ristisurmal ja ülestõusul peab olema midagi suuremat meile anda. Ma arvan, et Jeesusel on sulle anda see, et sa saaksid teda järgida. Jeesus tahab, et sa talle andunult järgiksid ja et sa tema antud missiooni välja elaksid. Evangelism tähendab hoolida. Meie südamest peab saama elav süda. Ja Jeesuse kaudu on see täiesti võimalik. Võib-olla sa küsid täna, mõtled siin olles, kas Jeesuse tee on tõesti see ainus tee? Ma armastan, aga ma ei tunnista Jeesuse ülemvõimu. Ma hoolin, aga ma ei tunnista Jeesust. Jeesus ise, elades siin, andis sellise lause siis Johannese evangeeliumis, kus ta ütleb, et Johannese 14.6 mina olen tee, tõde ja elu. Ükski ei lähe Jumala juurde kui ainult minu kaudu.
nii et konkreetne vastus on jah, Jeesus on ainus tee. Ja kuna me elame sellise relativismi ja võiks öelda tõe mahasurumise vaimus siin ühiskonnas, siis on muidugi mõnel teist ränk seda kuulda, et tõesti Jeesus ise ütles, et ta on ainus tee, et tema ongi absoluutne tõde. Ja ma saan aru, et võivad tulla ka sellised mõtted, et aga paljud religioossed tekstid, erinevad filosoofia või mingisugused ideed, nende tekstide juures on ka mingisugused vihjed, et see on lunastuse tee, see on vabastuse tee ja nii edasi. Ma arvan, et religioonide ja Kristuse vahe on see, et Kristus ja kristlus kui selline pakub, et Jumal on teinud midagi, et kinkida loodule elu. Jumal on teinud mingi teo 2000 aastat tagasi, mis on pannud selle tsükli siin maailmas kuidagi teistpidi käima. Religioonide puhul me näeme, et see on kuidagi, mida inimene ise on suutnud enda mõistusega või oma jõuga kuidagi genereerida, luua. Seega kristlastena me ei kriipsuta tegelikult ilmtingimata religioone maha, aga me näeme, et tegelikult on ainult üks õige vastus. Ja nagu C.S. Lewis, üks 20. sajandi üks kõige tugevamad humanitaarseid mõtlejaid, on öelnud nõnda, et see on siis parafraseerides teda, et meie kristlastena ei usu, et kõik religioonid on valed. Me ei pea seda uskuma, kuid nagu matemaatikas on õigeid vastuseid vaid üks ja lihtsalt mõni vastus on vähem vale. Kui Jeesus oli käinud ristil ja üles tõusnud, siis jagas ta nõnda. Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Kui Jeesus alustas enda kuulutamistööd, siis alustas ta, nagu evangeeliumides on see kirja pandud, et parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja tegelikult juba oma kuulutustöö alguses, kui ta kutsus näiteks Andrease või Peetruse, kes olid tema väga lähedased jüngrid, siis ta ütles neile, et järgnege mulle ja mina teen teist inimeste püüdjad. Peetrus ja Andreas olid kalamehed toonases kultuuriruumis ja Jeesus kutsub neid, et järgnege mulle, mina teen teist inimeste püüdjad. Mõelge korraks sellele Jeesuse õpetusele missionikäsu näol, siis see ongi see missioni käsk. Ja nüüd sellele tegelikult, mida Jeesus õpetas juba alguses. Võib-olla sa mõtled täna evangelismi peale nõnda, et pastorid kuulutavad, aga mina näiteks laulan. Või on see hoopis nii, et jutustajad kuulutavad, aga mina käin kuulamas. Sa pead tegelikult mõtlema sellele, et Jeesuse missioni käsk on võrdsel alusel kõige muuga, mida Jeesus õpetas, üleüldse mida ta õpetas, mida ta rääkis. See käsk on antud kõigile tema järgedele, kõik, kes tunnistavad tema väge ja suurust. See on absoluutselt kõigile. See pole mitte ühestki otsast see, et see on kuidagi üksik üritajatele või see on nagu minule, nagu mõnele hullule lihtsalt mingiks eksperimendiks. Et äkki ma siis üksi proovin ja kui mul toimib, siis ma kuidagi võib-olla meelitan kellegi veel seda tegema. Aga tegelikult mina ei sunni ja ei anna ka kuidagi seda, et mina oleksin selle käsu välja mõelnud, vaid vastupidi, ma annan au Jumalale, Jeesuse kujul, kes tegelikult kutsub meid üles seda tegema. Rooma kirjas on Paulus öelnud nõnda, et inimene, kes sina õigupoolest oled, et sa tahad Jumalaga vaielda, ega siis savi nõu ütlema vooljale, miks sa mu nõnda oled teinud. Ja vaadates veel tänasesse ühiskonda laiemalt, me elamegi tegelikult sellises kultuuriruumis, kus põhilised probleemid tulevad sellest, et me vaatame hästi alateadlikult kõikjale, et me eeldame, et jah, meil on Eestis näiteks põhiseadus, küll kõik seda järgivad, küll kõik on kuulekad. Me eeldame, et me peaks järgima seadust alateadlikult. Aga mida enam me võime tegelikult näha on see, et
me teeme lihtsa apsu arvates, et inimesed on kõik südamelt puhtad ja et nad kõik alateadlikult nii imeliselt tunnetavad selle seaduse vajalikkust ja neid täpseid sätteid. Ja Jumala käsuga, mille Jeesus on meile õpetanud, on samamoodi. Me peame olema teadlikud tegelikult, et seda välja elada. Ja õpetussõnades on kuningas Saalomon pannud kirja meile sellise tarkuse. Paljud inimesed kuulutavad omaenese headust, aga kes leiaks ühe ustava mehe? Saalomon on meil kirja pannud ka 21. peatükis midagi sellist. Kõik mehe teed on ta enese silmis õiged, aga issand katsub südamed läbi. Kui me oleme pattu teinud, midagi negatiivset korda saatnud siin elus, siis me oleme loogikale tuginedes, kui me saame aru sellest, me oleme kohe eraldatud pühadusest ja täiuslikkusest. Kuigi Jeesuse kaudu on fundamentaalses mõttes see side taastatud, siis Jumal koputab meie südame uksele ja ta soovib, et me isiklikult pöörduks, et me isiklikult tunnistaks teda. Ta nii väga hoolib meist just kui hea isa. Ja mõeldes Jeesuse ristiteole, paljud meist tegelikult ei ole koguduses veel vanemad. Me ei ole selles mõttes lapsevanemad. Kui me korra mõtleme sellele, mida tähendab loobuda lapse õigusest, loovutada enda laps, enda isiklik ihuvili kellegi teise heaks, me ilmselt ei suudaks hoomata seda, mida see tähendaks jumalikul skaalal. Ja see on see hind, mida Jumal oli valmis maksma, et kinkida meile taaskord eluvõimalus ja et meil oleks seda ülirohkesti. Jumal ütleb, et meid loodi igavese elu jaoks ja läbi Jeesuse on meil võimalik see igavene eluga kätte saada. Samas aga patu siitilmast minema pühkimine, negatiivsuse siit nagu täiesti ärakaotamine on protsess ja see on seotud selle missiooniga, kuhu Jumal on meid kõiki kutsunud. Kui Jeesus õpetas missiooni käsus, et me peame minema kõikjale loodu keskele jagama tema rõõmu sõnumit, õpetama, pidama neid käske, mida Jeesus on õpetanud ja ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse, siis tegelikult läbi selle Jumal ootab meid oma seiklustesse ja ta tahab seda plaani teostada läbi meie inimeste. Ja see on tegelikult väga suur privileeg, et kui sa tõesti tajud, sa mõtled selle peale korraks ja sa saad aru, kui suur nagu auväärt positsioon on inimesel Jumala silmis. Ja see igavese elu kink, Jeesuse kink meile, me ei ole tegelikult ju kuidagi lihtsalt selleks, et me saaks käia pühapäeval koguduses istumas. Kui ma enne rääkisin sellest, et nagu võib-olla mõni teist mõtleb, et aga evangeeliumi kuulutamine on pastoritele, mina kuulan, mina käin kuulamas. Siis tegelikult me valetame iseendale, sest Jeesuse kink ei ole kuidagi selle jaoks, et me saaksime käia mõnel pühapäeval koguduses või mõnel teisel päeval ka nagu koguduses, aga selles mõttes elamata välja Jeesuse plaani igapäevaselt, igas hetkes, kõikjal ja kõiges, mida me teeme. Jeesuse kink on tegelikult meile püha vaim. Mõtle korraks sellele, läbi püha vaimu ongi meil osadus elava Jumalaga ja püha vaim ongi meile toeks ja abiks selles võitluses nende patukamitsete vastu tegelikult, mis kõikjal on selles maailmas. Jeesus on kinkinud meile püha vaimu ja andnud selle kutsumuse jagada evangeeliumi just selle jaoks, et me saaksime teda andunut järgida, et meil oleks ka vaja seda jõudu ja väge, mis tuleb pühast vaimust ja püha vaimul läbi. Tulles tagasi põhipointi juurde, siis täna on see aeg, kus meie südamest peab saama elav süda. Ja Jeesusega on see vaid võimalik. Me ei saa ise seda südant kuidagi elavaks muuta või elavdada. Me võime toetuda ajutistele asjadele, aga see ei kanna välja. Nagu need inimesed, kelle ma välja tõin ka enda, kui keegi paneb oma lootuse ja usu minu peale, siis ühel hetkel ma pean teda alt, sest mina ei ole täiuslik. Terve jutuse vältel olen ma kasutanud sõna süda. Ja kuna see on selle tõttu, et me oleme selles seerias, siis ei saa me öelda, et ma oleksin ise valinud sellise sõnakasutuse igas 3. lauses, mida ma täna ütlen. Aga
ausalt, ma tõesti hoolin kõigist teist väga. Võib-olla ma ei ole sinuga isegi kohtunud, aga ma armastan oma ligimesi nagu iseennast ja ma tean, et ka sinul on olnud raskused, mida sa ei tea, miks need on su ellu tulnud, aga Jumal teab. Ja Jumal on ka plaan, kuidas sind sealt välja aidata täna. Ma ütlesin, et ma ei ole tulnud siia, et kuidagi lahata kellegi eraelu, tuua nimed välja ja siis rääkida nendest, mõista kohut nende üle, vaid ma olen tegelikult tulnud siia selleks ja mind on kutsutud selleks, et väljendada siis seda armastust, mida esindab Jeesus Kristus. Tegelikult Jumal ei ole kutsunud meid kedagi pealtvaatajateks. Ta ootab meid kõiki osatäitjateks ja see on äärmine privileeg, kui me saame sellele pihta, mida ma just ütlesin. See tähendab, et meil on meie ümber elavate inimeste eludes kõigil nii suur roll, et nad saaks kuidagi kogeda seda püsivat, seda jäädavat, jäägitut armastust, et nad saaks seda tõelisust tunnetada ja seda piiritut rõõmu, mis tegelikult tuleb Jumala kaudu meie läbi. Kui siin täna oli sinu jaoks maha visatud aeg ja miski sind ei kõnetanud, keegi sind kuidagi puudutanud sügaval südames, siis olgu, mina ei saa ka sind kuidagi puudutada sealt. Kui aga mitte, kui see oli teistpidi, et sa tunned, et keegi sind täna sügavalt puudutas ja selleks on püha vaim, ma võin sulle kinnitada, siis ma annan ka sulle ülesande järgmiseks korraks, et kutsu keegi koguduse keskele kogema parimat sõnumit, mis ongi evangeeliumi Jeesusest, mis on rõõmusõnum, mis on parimat rõõmu edastav sõnum. Ma kutsun teid kõik üles täna mitte kartma neid reaktsioone, vaid usaldama tegelikult Jumalat totaalselt. Mõelge sellele, et kui korraks igaüks võtaks meist vähemalt ühe inimese, kellele nüüd järgmise nädala jooksul panustada, kelleni jõuda, kelleni sinule teadaolevalt pole keegi jõudnud Jeesusega, siis see oleks ju nii suur muutus ka nagu Eestimaa kontekstis. Lihtne matemaatika ütleb seda. Ja me saame aru, et me võime jagada kuskil sotsiaalmeedias, kirjutada Facebooki message'id ja nii, aga tegelikult peamine asi on see, et me jagaks evangeeliumit ja kutsuks inimesed koguduse keskele, sest tegelikult paljudel inimestel on sellised moonutatud arusaamad, mis on kogudus, mis on evangeelium ja sellepärast nad ka väga ei ole vastuvõtlikud selles osas. Aga me teamegi, et meie ei tee lihtsalt omast jõust tööd, vaid me saame teha tööd siis, kui me toetume pühale vaimule ja siis see töö kannab vilja. Nii et mõelge lihtsalt sellele, et keegi ei saa iialgi tervet arusaama jalgpallist, mis on jalgpall. Ta ei saa asja olemusest aru enne, kui ta läheb ise mängima või vähemalt sinna vutiplatsile vaatama, kuidas mängitakse. Ma lihtsalt julgustan teid olema totaalselt 100% Jeesuse plaaniga kaasas ja elama välja nii armastuse käsku kui missioni käsku. Just see elustiil on 100% Jeesust jaatav, ei ole mingit muud teed. Ja apostel Paulus, kelle mitmeid kirjutusi ma olen täna kasutanud peale Jeesuse sõnade ja õpetuste, ütleb Rooma kirjas nõnda. Nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ning austanud ja teeninud loodut looja asemel, kes olgu kiidetud igavesti. Aamen. Liigume mõttes korraks tagasi sinna jutluse alguse ossa, kus ma tõin välja need nimed, need kuulsused. Parimal juhul on nad kellegi jaoks inspiratsiooniks, kuigi need on ajutised inspiratsiooniallikad, aga halvimal juhul on need võib-olla kellegi jaoks iidolid. Ja see on tõsi, et meie elu keerleb kellegi ümber. Keegi on see põhifookus, põhiallikas, kuhu me suuname enda südamega kõige rohkem seda, mida me enda sisemuses ja enda sügavuses mõtleme ja tunneme. Meie elu keerleb kellegi ümber, kellegi või millegi ümber. Jeesus ootab ülistust täna. Jeesus on sulle andnud võimaluse teda ülistada täna. Ta pakub sulle rõõmu sõnumit, mitte hukkamõistu. Meie patune loomus tegelikult nõuab iga päev ülistust. Ja siis ongi meil selline küsimus, et kui meie patune loomus nõuab ülistust, et aga meie ülistuse objekti kuidagi mõjutab ja suunab, siis tegelikult tihti ongi, et me valime ajutisi asju igavese teema kõrval. Kui me ei haara nii-öelda Jumalalt tuleva armu läbi ohjasid ja
ei fokusseeri enda südames võtma vastu Jeesuse päästet, siis tegelikult me ülistame enda patust loomust. See on tõde. Nii et täna on sinu valik, kumma me valime, kas me ülistame Jeesust Kristust või enda patust loomust. Ja Jumal on pakkunud sulle täna pääste, mitte mingisuguse hukkamõistu, sest Paulus on sedastanud nõnda, et kui sa oma suuga tunnistad täna, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Sinu südamest peab täna saama elav süda ja püha vaim on see, kes saab selle elatada, kes saab selle elavaks teha. See on sinu privileeg ja valik võtta vastu täna Jeesuse pakutud pääste. Aga kui see vastus on ei ja sa ei soovi seda teha, siis see on sinu vaba tahe. Tänud selle võimaluse eest teie ees kõneleda täna. Siit edasi võtavad üle kämpused. Tänud.